Me elame praegu väga huvitavas ajastus ja see on inimkonna jaoks väga suur selline uus kasvamine ja uus väljakutse. Maailm meie ümber on üliintensiivne ja ta läheb veel mõned aastad veel intensiivsemaks. Ja inimesed tihti leiavad ennast sellistes märkamatustes seisundites nagu depressioon, stress, ärevushäired ja see on just sellepärast, et liiga palju toimub meie ümber. Ja kuidas sellest siis toime tulla? Meil kõigil on erinevad madalseisud elus ja sellistel hetkedel tasub seda eelkõige kõigepealt märgata, kui märkad, et su sees on igapäevased mõtted on pigem negatiivsuse poole, negatiivsed enesehinnangud ja sellised kriitilisus ja pessimism, siis tasub seda ka tähele panna ja sealt edasi teha otsused, et äkki saab midagi muuta. Liikuda, kas märgata neid rohkem, suunata oma mõtlemist positiivsuse poole, tänulikkust leida pisiasjades. Kui üldse ei taha voodist tõusta, siis just see on see hetk, kui peaksid tõusma ja võib-olla natukene rohkem distsipliini rakendama. Hästi palju aitab füüsiline tegevus kehale, anda rohkem hormoonid, kehakeemia rohkem liikuma, see aitab ka meie meeleseisundit alati parandada. Erinevad energeetilised tööriistad, praktikad, kindlasti ära ole üksi, sest üksi me ei suuda nendele probleemidele tihti lahendust leida. Enamasti on just keegi väljaspoolt, kes ütleb, et toob teise vaatenurga sisse, et kuule, et asjad ei ole üldse nii hullud, et vaata hoopis sinna kohta. Leia endale mingisugune teekond, mida käia, mis paneb sulle konkreetse struktuuri peale, ka distsipliini, et saad edasi liikuda. Teejuhid on olemas, on erinevate valdkondade eksperdid olemas, kelle juurde pöörduda. Et sa ei ole üksi ja alati sellistel hetkedel tasub ka enda sissepoole pilk vaadata ja suunata ja meditatsioonid on väga kasulikud, nii juhendatud kui passiivsed meditatsioonid. Ja vahel ei kujutagi ette, kui suure väe me iseenda seest võime leida, kui me iseennast toome sellesse tasakaalu ja rahusse. Kõik muu see ümbritsev võib mõnes hetkeks nagu ebaoluliseks muutuda. Et oluline on see, et tegutse, ära jää seisma, küsi abi. Me kõik inimesed oleme üksteise jaoks olemas.